Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesuse nimel. Isa, me täname sinu sõna eest, meil oli võimalus sind ülistada, kiita. Ja Isa, sa oled andnud meile imelise võimaluse sind tunda. Ja Isa, ma usun, et kui me hoiame oma südamed avatud ja laseme sõnal usu läbi oma südamest sinna minna, on sellest meile kasu. Me ei taha olla nii, nagu sa püha vaimu läbi ütlesid Hebra kirjas, et kuultud sõnast on neile kasu, sest nad ei lasknud seda usu läbi imbuda oma südametes. Isa, kui me kuuleme sinu sõnast ja me näeme, mis sinu sõna ütleb, me avame oma südamet, laseme selle südamesse minna, et sellest oleks meile kasu. Isa, me täname püha vaimu eest, kes on me õpetajad, rööst ja abimees. Isa, me täname võidmise eest. Isa, me täname üldse selle privileegi, et me võime olla sinu lapsed, olla siin koos sinuga rääkida. See on imeline privileeg. Kutsuda sind abaisaks. Me täname sind, meie Jumal. Auline, väeline. Amen. Ja ma olen siit mõningad kirjakohad välja toonud. Me oleme vaadanud piiblist Jumal on armastus üle mitmesaja kirjakoha. Jumal on hea, vaatasime siin üks päev just on. Jumal lihtsalt on. Ja mul on mõningad kirjakohad väljas ja mulle meeldib, näiteks Jumal on väljend sellest, et kes ta on või midagi on tehtud juba, on ju. Jumal on annetanud või andnud meile. Jumala vägi on meile annetanud mida? Kõik, mida on vaja eluks ja Jumala kartuseks. Hebra kirjas ta ütleb, et ja meid on õnnistatud kõigi vaimulike õnnistatud Kristus Jeesuses. Ühe sõnaga, mis ma leian sellest ja saan aru, kõik, mida taevas on plaaninud teha meie jaoks, on tehtud. Kõik, mis taevas on plaaninud teha meie jaoks, on tehtud. Ja kui sa lähed ilmutuste raamatusse, sealt ütleb, ja nad on ta ära võitnud talle vere. See näitab seda, et talle veri on valatud. Järelikult Jumal on teinud kõik, mis ta on plaaninud kunagi meie jaoks teha. Aga sellest ei piisa ainult. Teate, et talle perest üksi ei piisa. Sest sealt ütleb, ja nad on ära võitud talle vere ja oma tunnistuse sõna läbi või kaudu. Järelikult, mis juhtub? Me peame ühildama oma mõtted ja oma suu sellega, mida Jumala sõna meile ütleb. Me peame olema ühel nõul. Kui me räägime sama asja, mida Jumal räägib, mida see teeb? See ütleb, et me oleme ühel nõul Jumalaga. On ju nii? Ja Jeesus Kristus on meie tunnistuse apostel, ülempreester. Ja kui me jõuame lõpetussõnadesse, seda ütleb, et surm ja elu on keele võimuses ja kes armastab seda, saab süüa selle vilja. Need otsus on meis, on ju. Ja kui me läheme laulude raamatusse, laulu 36 võib-olla, 35-6 seal ühes laulus ütleb, hõisaku ja rõõmutsegu, millised inimesed? Kellel on hea meel pastoritest, naabritest. Millest? Jehova käsu õpetusest, täpselt. Kellel on hea meel Jehova käsu õpetusest? Ühesõnaga, kellel on hea meel Jumala sõnast? Siis me peaksime mõiskama rõõmutsema. Ta ei ütle, et kui te tunnete ja parasjagu paras olukord on, sul on hea tuju, hea meel ja kui sulle tõesti ikkagi läheb korda mu sõna, siis vahepeal hüppa ja hõiska. Ei ütle ju. Või ta ütleb, kui sul on hea meel Jumala sõnast, hõiska rõõmutse. Aga sellega ei lõppe veel. Vaid ta ütleb edasi ja ütelgu siis, kui tuju on, siis, kui meeldib. Vaid ütelgu kogu aeg, alati. Kui tihti on alati? Järjepidevalt. Mida? Olgu kõrgesti ülistatud Jehova, kes tahab, et meil alati halvasti läheb. Ei. Me peaksime rääkima, Jumal, sa oled ülistatud, ma tänan ja kõigest ja sul on hea meel, kui mul hästi läheb. Ja ma annan oma panuse selle jaoks, et mul hästi läheks. Sest ma tean, mis teed pidi tuleb käia, sest Jumal näitab õigetele teed, mida tuleb käia. Oled lugenud Piiblist? Halleluuja! Nii et, ja või lähme Johannes 3. kirja, 2. salm ütleb, armas. Jumal kutsub mind armsaks. Ma ei tea, kas sind kutsub, mind kutsub armas. Sest ta ütleb, armas. Mina loen, oled sa Piiblit lugenud?
on ju, ta ütleb armas, halleluuja, ma olen armas. Me peame piiblit ka isiklikult võtma. Ma soovitan, südame soovitus on kõigile, võta Jumala sõna kui Jumala armastuskirja sinule. See on tegelikult. Ja sealt ütleb, armas, ma soovin sulle. Jumal soovib mulle midagi. Palju õnne sünnipäevaks. Ei ole, vaid ta ütleb, armas, ma soovin sulle, et kui paljudes asjades? Kõigis. Me peame tähele panema sõnastusi, mis seal on. Ja Jumal soovib, et meil läheb kõigis käsi hästi käiks. Ja sa oleksid terve. Ta tuleb ekstra välja veel selle. Kui me käsi hästi käib, me oleme terve, kas me käsi käib juba hästi? Tegelikult käib. Aga ta tuleb ekstra veel välja, et seal oleks mitte mingit segadust või et kuule, ma tahan, et sa oleks terve. Ta ütleb, et armas on su käsi hästi käis kõigis asjus ja sa oleksid terve, aga sealt ei lõpeta. Mis edasi ütleb? Nõnda nagu hingelugu on hea või nõnda nagu su hing rikastub. Mis on hing? Hing on meie mõtted, emotsioonid ja me elame täpselt nii head elu, kui hästi me oskame mõelda. Ja kogu meie elu heaolu saab alguse meie mõtetest. Sest me ei lähe mitte kunagi kaugem oma elus, kui kaugel me suudame mõelda. See on tõsi. Ja see on esimene reegel või käsk, mis Jumal andis igale oma lapsele, et me peame muutuma. Ta ütleb, et oled lugenud Rooma 12.2. On keegi lugenud Rooma kirja? Siis oled läbi lugenud selle 12.2. Ja ütleb, ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge. Teistsuguseks. Uueks. Kus ta täpselt ütleb? Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks. See ongi see. Ja siis inimesed võtavad, ma pean endale palmiku pähe panema, ma pean endale pika varukad panema kätte, ma pean endale pitsid ja satsid panema ja vaata, et sa lõhna ei pane. Nagu mulle meeldib väga hästi, üks jutlustaja ütles, et trehvas kokku inimestega. Mina ei ole nende inimestega kokku trehvanud, ma olen kuulnud neist, kes usuvad, et need parfüümid ja kõik need lõhnad on patt. Oled sa kuulnud seda? Ma arvan, et selle mittekasutamine on suurem patt. Ma olen olnud koos inimesega, kes tõesti ei lõhna kõige paremini ja ma oleks kogu südames soovinud, et tal oleks mingi lõhn seal peal olnud. Ma lennukis kunagi lendas, mu kõrval istus üks inimene ja ma ütlen ausalt, ma oleks ära lämbunud seal kõrval. Aga viisakusest ma otsin, mul akra juures, ma otsin nägu vastu akent, hingasin ja mõtlesin, et kiitus Jumala, et sa oled parfüümid välja mõelnud Jumal. Inimesed lõhnavad nagu lillekesed. Aga Jumal ütleb, me sedamoodi peaksime muutuma. See on väike asi. Ja me peame olema modernselt riides käima või modest on see nagu viisakalt, me peame riietuma. See on üks asi, see piibel ütleb. Aga mis ta ütleb siin? Kuidas me peaksime muutuma? Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel. Kelle meele? Kõrval istuva inimese meele, et miks sa ei ole muutunud? Kas sa ei tea, et sa pead mind armastama? Sa pead armastama nii, nagu ma olen. No, sa pead mind ka niimoodi armastama, nagu ma olen. Oled kuulnud? Ma olengi selline. No, aga ma olen selline, milles häda on. Mitte keegi ei armasta, mitte keegi ei hooli ja mitte midagi pole kuskilt saada. Aga kui me kõik teeme otsused, kuule, et ma tahan olla Jumala moodi. Ma alati mõtlen, inimesed mõtlevad, sa pead mind armastama, sa pead seda tegema mulle. Aga kas sa mulle ei pea tegema või? Kõik on nii. Aga kui ette, kui me võtame kätte ja piibel ütleb, et armastus on milline? Kõige esimene iseloomust kirjeldus armastusel on. Armastus on Rooma 1. Korintuse 13.4 ütleb, armastus on pikameelne, kannatlik ja lahke. Kujuta ette, kui me kõik siin praegu teeme otsuse olla pikameelsed, kannatlikud ja lahked. Milline elu oleks? Nagu lill. Aga kui me ütleme kõik koos, aga sa pead muga pikameelne olema, sa pead muga kannatlik olema ja sa pead muga lahke olema. Kui palju pikameelsus siin oleks? 0, palju lahkust siin oleks? 0,
kui palju kannatlikkust siin oleks? 0. Väike mõttetera. Siin ta ütleb, et ja ärge saage selle maailma sarnaks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel. Ja nüüd, nüüd ütleb, muutuge teiseks oma meele uuendamise, me peame oma, mida tegema? Oma mõttemaailm, see on esimene reegel kristlastele, kui nad saavad päästetud, hakata tegutsema millega? Oma mõtlemisega. Sest 10. peatükis, kui sa loed, ta räägib, kuidas saada päästetud. Sest kui sa oma suuga tunnistad Jeesus issand oma südames usud, et Jumal on ta surust üles, sa saad päästetud, igaüks, kes appi viib issanda nime, saab päästetud, 10. peatükk. Ja see 10.17 ütleb, ja usk tuleb kuuldust ja kuuldu Kristuse sõna kaudu. Nüüd me jõuame 12 peatükki ja ta hakkab rääkima, nüüd me oleme päästetud, hakkab rääkima, et tooge oma ihud Jumalale meelepäraseks ohvriks. Miks? Tema suure helduse pärast. Ma suudan ohverdada olla teistsugune oma ihu poolest, sest Jumal on vastu hea olnud. On mõni inimene su vastu hea olnud? On olnud. Kui ta küsib midagi su käest, sa jookseksid saabastest välja, sa jätaksid kõik oma tööd kõrvale, sest see inimene kutsus mind appi. Sest ta on mu vastu nii hea olnud, ta on loobunud juba nii palju mu jaoks teinud ja sa oled nõus, ma ei tea, sukapükstest välja jooksma ja kummikud maa jätma, läbi pori jooksma, mis iganes, sul on Calvin Kleini ülikond seljas või mis iganes, vahet ei ole, ta vajab abi. Jumal on selline. Ja siis ütleb, aga muutuge teistsuguseks. Kuidas? Uurides. Ja kui sa vaatad selle kreekakeelse sõna tähendust, ta kasutab seda sõna nagu, on keegi CSI-d näinud? Politseisaateid, kus kriminaale, kus kuskil keegi tapatakse ära, siis lint pannakse ümber sellele ruumile. Nad tulevad valgetes kitlites seljas ja hakkavad siit natukene, tahta ühte juuksekarva otsivad taga, et saada süüdlane kätte. Ja see on see sõna, me kasutatakse uurida väga põhjalikult. Aga mida uurida? Mis on Jumala hea, meelepärane ja täieline tahtmine. Järgu me peame aru saama, mis Jumala tahe on. Ja kust me leiame Jumala tahte kõige paremini? Jumala sõnast, see on ainuke. Meil ei ole mitte midagi muud kui see. Inimesed võivad 100 miljonit raamatut kirjutada, kui see ei lähe kokku sellega, see on lihtsalt üks tore raamat. Pastorid võivad, ma toon oma näited siia välja, need toredad näited, Jumal on teinud asju, aga mille pärast mul on need näited, sest midagi Jumala sõna on teinud mu elus. Või sa annad tunnistuse ja see baseerub Jumala sõna peale. Meil võib olla ideid, mõtteid, aga päeva lõpuks tuleb see, mis siin kirjas on. Ja see on väga lihtne. Ja Jumala sõna muutub lihtsaks siis, kui me tahame seda. Kui me tahame selle järgi elada teha. Kui paljud inimesed on mulle öelnud, no see ei ole ikka nii päris, ta ei ole ikka päris must ja valge, ta on ikka, sa pead ridade vahelt lugema vahepeal ja ma ütlesin, kuule inimene, hakkame kõigepealt ridasid lugema, küll me ridade vahele ka jõuame. Aga inimesed teevad neid asju ja nad leiavad 100 miljonit vabandust põhjust, miks midagi saa teha. Mitte sellepärast, et nad ei saa teha, või nad ei taha teha. On ju nii? Kui sa ei taha kellegile külla minna. Mul on istuja kuskil seal vanaema. Ütlevad välja, et ma ei tule. Miks ei tule? Mul pole rahu tulla suurt külla. Ma ei saa öelda ka, solvub järsku. Okei, see on. Aga Jumal kutsub meid muutma, see on esimene asi. Üks asi, mida me peame õppima, aru saama ja rääkima sellest, kes Jumal on ja muutuma, mida Jumal tahab, et me mõtlema hakkaksime. Üks asi ta ütleb, aga me suudame kõik tema läbi, kes teeb meid vägevaks, üks kirja kohta, on ju nii? Kui palju on kõik? Kõik on kõik, järgi me suudame kõik. Oled sa seda, Jeesus ütles, mees tuli ta juurde ja küsis, kui sa võid. Mis Jeesus ütles? Sa küsid, kui sa võid. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Jälle, kui palju on võimalik usklikele? Nii palju, kui sa oled nõus uskuma. Aga me ei usu mitte kunagi rohkem, kui suurelt me suudame mõelda.
mõni ütleb, et tead, Jumal võib sulle miljardi, inimestel hingeb kinni, miljard. No tore, see ei ole kurb, aga sel momendil sul ei saa kunagi seda olemas. Jumal annab 100, muidugi 100 eurot annab üle. Inimesed suplevad 100 eurot, 50 eurot, 10 eurot. Samamoodi räägime, inimesed mõtlevad, et näed, see kallis asi, ma ikka ei taha. Mitte ei ole kallis, see on see, mis ta väärt on. On ju nii? See on see, mis on selle väärtuse hind. Aga Jumal sellepärast vaeseks jää, kui ta sulle teemad ringi sõrmus annab, mis maksab 5000 eurot. Ja mõni küsib, kas Jumal võib mu siis täna miljonäriks teha? Jaa, absoluutselt. Küsimus on, kas me oleme nõus uskuma, oleme võimlased uskuma. See ei ole küsimus. Ma ei tea, miks ma seda räägin, see ei ole mul üldse plaanis täna, aga see ongi see, et me peame avama, me peame oma kastist välja tulema. Jaa. Me ei saa, kus ma saan, minu väike pension. Ma pean kuidagi sellega läbi saama. Ja ongi väike pension. Peadki sellega läbi saama. Mis juhtub on see, mitte midagi, lihtsalt ei pruugi mitte midagi teha, lihtsalt lepidki oma väikse pensioniga ja astugi ühtegi järgmist sammu. Kas Jumal on võimeline? Ma olen rääkinud, mis Jumal on teinud minu elus. Ma usun, et kui keegi annaks tunnistust siin, mul oli finantsiline vajadus tekkis ja ma avastasin ühe asja, Jumal teab, kus ma olen. 2 korda on elus juhtunud. Päris siuke. Kus üks oli niimoodi, et vaatasin, finantsiline vajadus tekkis, ütlesin, Jumal, et sa näed, mul on vaja arved maksta asju, mis oli. Ja lähen panga arvel, vaatan, rahaarvel, kus see tulnud on? Vaatan, võõras inimene pole urna. Hakkasin uurima siis, et kas asi on õige nagu, et mine tea, keegi kogemata vale ülekande teinud. Ja siis kuskil sai, kõik on õige, kõik on rahul. See on õnnistuseks olemas. Halleluja, kiitus Jumalale. Ma olin tänulik ja ma sain selle inimesega hiljem kokku, ütlesin, mis sa mind täna Jumalat. Tema ütles mulle, et ma pean sulle andma. Kiitus Jumalat, ülistasime koos Jumalat, tänasime Jumalat selle eest. Aga teine oli, kui olin kodus, ma ei tea, kas lugesin piiblit, seal toimetasin või lastega midagi ja järsku inimene saadab mulle Messengeris sõnumi. Kuule, et mis sa teed? Ma ütlesin, midagi ei tee. Midagi niisugust tähtsad, et kuule tead, kirjutab mulle seal, et sõitsin täna töölt autoga koju ja palvetasin autos ja Jumal ütles, et kuule, et ma pean sulle saatma teatud summa raha. Ja see inimene oli 3000 kilomeetrit must kaugemal. Otselennul. Ma ei tea, palju teed pidi oleks. Ja ma istusin maha, mõtlesin, et see oli nii ootamatu, see oli nii kauge, see oli nii võõras. Aga tead, mis oli avastus mu jaoks? Jumal teab, kus ma olen. See oli kõige suurem, mul ei lähe korda enam ükski asi, sest Jumal teab, kus ma olen. Ja teie mitte kunagi hiljaks, oli õigel ajal, õigesti ütles, et kuule, et saada mulle oma pangaarvet, ma saatsin oma panga detailid ja paar päeva hiljem oli arve peal ja halleluuja, jälle oli lahendatud. See näitab seda, et Jumal teab, kus me oleme, Jumal armastab meid. Aga me peame suutma kastist väljapoole mõtelda. Kus see tuleb, see pole meie asi. Oled sa lugenud piiblist, et kui me anname, siis antakse sulle hea, tuubitud, raputud, kuhjaga mõõd, kes annavad me rüppe? Inimesed. Ja Jumal, me ei otsi, me ei lähe küsima, et kuule, mul on see ei, see ei ole minu asi, see on Jumala töö tegeleda. Sest Paul mäletad, kui ta Filippi kirjas ütles, et kuna ta oli arvepidamises minuga, andmise võtmise arvepidamises, siis mina usun, et minu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkused auga Kristus Jeesuses. Ja see ongi, ma ütlesin Jumal, et sa oled öelnud, ma olen andja, mina olen kümnese maksja, ma olen ohvri andja, nii palju, kui ma usun, Jumala vaim mul ütleb anda. Ja Jumal ülejäänud on sinu probleem. Ja see ongi, ma lihtsalt usaldan. Ja mis on põnev on selle aja jooksul, Jumal pole mitte kunagi hiljaks veel jäänud. Nii kui ma olen teda teeninud, kui ma olen teda usaldanud. Halleluuja. Ja kus ma võin öelda viimased 20 aastat, kõik mu vajadused on täidetud. Nüüd järgmine samm on igatsuste juurde jõuda. Et tahaks kogudusel uut maja osta, seda praegu ei saa, aga absoluutselt ma olen usus, et Jumal annab meile oma hooned, me ei pea rentima enam varsti. Amen. Ja mõned, sul nii vähe rahvast, vahet, Jumal on trooni peal, mitte rahvas.
ongi kõik. Halleluuja. Aga Jumal on, see oli tasuta. Üldse ei olnud see, aga Jumal on. Ja mulle meeldib, mul on mõningad kirjavad välja toodud, 1. Mooses 21:7 tehtud, aga Jumal kuulis poisi häält ja Jumala ingel hüüdis taevast Hagarit, nagu ütles temale, mis sul viga on, Hagar? Ära karda, sest Jumal on kuulnud poisi häält seal, kus ta on. Nii et üks õppetund on see, et Jumal kuuleb meid ja on meid kuulnud. Kus? Seal, kus me oleme. Amen. Nii kui ma palvetan Jumala poole, hõikan Jumala poole, mis arvad, kes kuuleb mind? Jumal. Ma ei pea minema pilvelõhke katsusele, ma ei pea kuhugi minema. Jumal kuuleb seal, kus ma olen. Ta on avatud. Esimeses Mooses 21:22 ütleb, sel ajal Abimelek ja tema väepealik Pikol rääkisid Abrahamiga, öeldes, Jumal on sinuga kõiges, mis sa teed. Kellega Jumal oli? Abrahamiga kõiges, mis ta tegi. Ja kes meie oleme? Abrahami sugu, pärijad, tõotuse järgi. Jumal on meiega. Halleluuja. Ta ei saa kunagi tulema, ta on juba. Amen, halleluuja, aga see ei ole juba põnev. Jumal on minuga, ükskõik mis ma ette võtan. Muidugi me peame vaatama, et me õigeid asju teeme, on ju, et kui ma lähen panka röövima ja ütlen, Jumal õnnista seda pangaröövi, no, me saame, et see ei ole tõesti sündinud lugu. 30ndatel oli see, lugesin ühest raamatust nagu. Ja seal oli, kus mees läks panka röövima ja saadi muidugi kätte, enne kui pangast välja sai, istub siis seal kivi ääre peal ja ma ei tea, kas pastor või kes ta kutsus siis kohale, või ma täpselt ei tea, kes siis seal oli, ja siis raputab pead, et ma ei saa aru. Ma ei saa aru. Hoitab käe peal, ma ei saa üldse aru. Siis ta küsib, millest sa aru saab? Ma täna hommikul veel palusin, et Jumala käsi oleks selle röövi peal ja Jumal õnnistaks seda röövi ja ma ei saa aru, miks ta üldse ei õnnistaks. Lugesin seda lugu, mõtlesin, ta on lühidalt kokku naersin. Inimesed on igasuguseid. Halleluuja. 5. Mooses 7:6 oled lugenud. Sest sa oled Jehoovale, oma Jumalale pühitsetud rahvas. Jehova su Jumal on sind valinud olema temale omand rahvaks kõigi rahvaid, kes maa peal on. Mõni ütleb, see on Iisraeli jaoks, aga me olemegi Iisrael. Kristus Jeesuses me oleme saanud Iisraeli juutideks usu läbi. Oled sa lugenud Piiblist? Halleluuja, Jumal on valinud sinu. Ei anna head tunned või? Jumal valis minu. Halleluuja. Jumal valis minu, saad aru, Jumal valis minu. Olema tema rahvas. Olen Jumala oma. Ma olen kellegi oma. Ma olen Jumala oma. Halleluuja, kiitus Jumala. Ma soovin, saad aru, see ongi see tihtipeale, me istume, võib-olla depressioon tuleb sellest, me tahame, et tema teeks ja tema teeks. Me peame aru saama, üks kristlane, üks tugevamaid asju, mida õppima oma elu jooksul ära, et minu rõõm ja minu rahu ei sõltu inimestest minu ümber. Sest see on kõige ohtlikum ja halvem paikus oma rõõmu rahu paned. Vaid minu rõõm ja rahu ja heaolu peab sõltuma minu Jumalast, keda ma teenin. Miks? Loogiline, kas see inimesed mõjutavad me elu? Absoluutselt. Aga kui ma panen oma rahu ja rõõmu selle peale, siis ma ei tea kunagi, kuna mul rahu olla, kuna mul rõõm võib olla, sest ma ei tea, mis sa ette võtad järgmisel momendil. Sest ma ei saa kontrollida sinu mõtteid, ma ei saa kontrollida sinu suud, ma ei saa kontrollida sinu sõnu. Täna ütled, oi, sa oled nii tore, sa oled nii kena. Sul iga jäta mind rahul. Aga Jumal ei muutu kunagi. Kui me paneme oma lootususu inimestele, üks hea siuke siuke nõuanne kristlastele, mitte kunagi ära pane oma usku ja ka lootust inimestele. Sest sel momendil, kui sa paned oma usu ja lootuse inimestele, sa sead ennast ette pettumuste jaoks.
aga kogu oma usk ja lootus tuleb panna kellele? Jumalale. Ära oota inimestelt mitte kunagi mitte midagi. Siis sa ei pettu kunagi. Aga tarkus, juhul kui nad peaksid midagi tegema head sulle, hinda seda kõrgelt ja ole väga tänulik. Saad aru? See on see, et tihti inimesed läheb teise äärmusse, keegi tegi sulle head. Või teed, et ma olen nii tänulik, aitäh, et sa mõtlesid mu peale, aitäh, et sa teid mulle koogi, mis iganes, mis sulle head meelt tegi. Ja hinda seda osa. Ja ole tänulik Jumalale selle, et ta tegi midagi. Ja anna inimesele teada, mul on hea meel, et sa tegid. Aga ära oota midagi. Ja siis on hea iga kord olla üle, wow, halleluuja, ja kiitus Jumalale. Aga kui sa sedad, et eriti peredes on see, et ootused pannakse üksteisele ja siis, kui see ootus ei täideta, siis on no, näed, ta ei hoolegi minust, ta ei toonudki mulle lilli ja ta ei toonudki kooki, ta unustas mu sünnipäeva ära. Nagu üks juhus oli, kus naisel läks pastor, mu mees on nii halb. Okei, ma ei saa aru, mis sa räägid. Mul oli täna sünnipäev, ta ei toonudki mulle lilli sünnipäevaks pastor. Noh, milles see probleem on nagu, et võta kätte, osta lilled, viise talle. Ütleb, aga ta küsis, et okei, rahune maha. Seal pidi mingi põhjus olema. Sest sa oled mulle rääkinud, et kuule 15 aastat mu mees on iga kord mu sünnipäeval, 15 aastat on sul sünnipäeval kogu lilled ja nüüd järsku unustad ära. Uurisid, milles põhjus oli, mis juhtus ja asi. Ei olnud, ma jooksin majast välja nuttes. Noh, saad aru. Aga samas mina olen teid oma elus otsuse. Ma olen tänulik, kui keegi tuleb mu sünnipäevale, ma ise neid ei pea. Ma olen natuke kehv nende tähtpäevade ikka, sest et ma olen ettevaatlik tähtpäevade puhul, sest ma olen kokku puutunud väga veidrate inimestega, kes on jusust ära langenud sellepärast, et kogudus ei pidanud uus aasta koosolekut. Terve pere, 2 peret läks jusust ära sellepärast, arvas, et kogudus on ja Jumal on maha jätnud. Kogudus ei pidanud uus aasta koosolekut. Hämmastav on. Et 1. jaanuaril, 31. detsembril ei tehtud koosolekut. Inimesed, 2 peret solvusid nii palju selle peale. Aga muidugi seal peab kultuurilist tagatausta, ma ei hakka rääkima sellest, aga vahet sellel on. Jumal on ikka trooni peal. Jumal on ikka hea. Jumal on ikka ustav. Ja me peame olema ettevaatlikud tähtpäevadega, on ka sellepärast, et ta ütleb, kus Timoteosele ütleb Thessalonikas, kus ta ütleb seal, et oma pärimuste pärast olete teinud Jumala väe tühiseks. Need on mu oma sõnad, aga põhimõtteliselt ütleb niimoodi, oma nende traditsioonide pärast, et te peate oma traditsioone rohkem ja nendest rohkem kinni kui Jumalast ja tema sõnast. Ja te olete teinud Jumala väe tühiseks. Kuna me peaksime inimesi austama siis, kuna me peame emasid austama siis, kui on emadepäev? Kogu aeg. Tore on, et meil on emadepäev, aga mina olen seda meelt. Ma ei tea, miks ma triivin selle juurest ära kogu aeg, aga ju see vajalik täna. Aga ma olen seda meelt. Sünnipäev, kui keegi toob mulle kingituse, palju need sünnipäevaks midagi, tore. Ja see ei puuduta mind. Ma olen tänulik, võtan selle vastu, sest inimesed tihtipeale teevad asju kohustusest. Kuule, tal on ju sünnipäev asjad. Minu jaoks nüüd palju rohkem, kui sa tuled mulle külla ja tood mulle midagi, kui seal pole mitte mingisugust põhjust. Sa ütled mulle midagi, sa räägid mulle midagi. Sa võtad aega, investeerid, siis kui seal ei ole mitte mingit põhjust. See näitab tegelikult, et sa hoolid ju. Sünnipäevad on lihtsalt, et ruttu ära, saadame talle ruttu teksti ja kaelast ära ja tänapäeval on üldse Messenger. Palju sul sõpru on Messengeris? 200, 300, kellel Messengerid on. Kui Messenger ei oleks, sa ei peaks ühegi sünnipäeva meeles. On ju nii? Kuule, täna on selle sünnipäev. Palju õnne. Linnuki jälle seina peale kirja. Halleluuja. Halleluuja. Ma mõtlen vahepeal, kui Jumal käituks meiega niimoodi, nagu me temaga käitume.
mul pole aega Jumal sinu jaoks. Jumal ütleb, et mul pole aega sinu jaoks. Kõik tahaks, et Jumal ütleks, kuule, mul pole aega sinu jaoks. Siin ei ole, ma tean, et meie kogudus on vinks-vonks, et meil ei ole need probleemid, me räägime teistest, on ju. Meil on siin kõik korras. Mul tuleb meelde. Sorry. Inimesed on tulnud ütlema mulle, et nad on koguduse otsimise tagajärjel, et ma usun, et siin kõigil on oma kogudus olemas, aga juhul, kui keegi otsib kogudust, otsaatis ka väga teretulnud siin, aga ma võin öelda, et me ei ole täiuslik kogudus, et meil on omad vead asjad. Aga inimesed on tulnud ütlema mulle sellega, et kuule, et ma otsin kogudust ja ma otsin täiuslikku kogudust. Siis ma vaatan talle inimesele otsa, et kahjuks siis meie kogudusse tulla ei saa. Miks ei saa? Et me oleme täiuslikud sisse astud, me enam ei ole täiuslikud. Inimesed solud, mis sa solud? Ma vaatan otsa, oled sa täiuslik? Oled sa nagu Jeesus Kristus? Täiesti puhas, täiesti mõtted, õiged mõtteid, teid kõiki asju. No ikka ei ole. No siis, kui sa astud sisse, me just olime, enam pole. Ja vahepeal on vaja ka inimesi maa peale tuua tagasi, on ju nii, see on siuke. Aga see ongi see, et igal inimene vajab kodu, on ju nii, kogudust, kes vaatab otsa-eetris, kõik on teretulnud, läheme edasi koos, õpime Jumalat koos tundma, oleme rõõmsad, täis rahu, täis vabadust ja oleme leidnud sõnast, et Jumal on hea ja ta hoolib kõigist väga. Nii, 5. Moosese 32.4, palju see kell on? Oi jah, kell on 8:30 juba. No, loeme mõned kirjakohad veel. Me võime pühapäeval jätkata selle samaga. Viies Moosese 9.3. Tea siis nüüd, mida? Et Jehova su Jumal on. Kas sa tead, milline su Jumal on? Ei tea. Aga ma ikkagi ütlen teile, milline Jumal on. Tea siis nüüd, et Jehova su Jumal on see, kes käib su ees nagu hävitav tuli, tema hävitab neid ja alandab nad su ees, siis ajad sa nad ära ja hukkad kiiresti nõnda, nagu Jehova sulle on öelnud. Põhimõtteliselt räägib vaenlastest, kes su vastu tuleb. Ütled, mitte sina ei pea olema selle ees, vaid mina olen su ees ja puhastan tee su jaoks. Mõtle, Jumal on, sellepärast ära jookse Jumalast kunagi mööda, las tema olla sinu ees. Ja ta ütleb, ma olen su ees ja ta ütleb, ja Jumal on. Ta on meie ees ja ta tahab puhastada meile teele. Amen. 5. Moosese 32.4 ütleb, tema on kalju, tema töö on täiuslik, sest kõik tema teod on õiged. Millised Jumala teod on? Õiged. Jumal on, milline? Ustav ja temas pole väärust, tema on õige ja õiglane. Halleluuja! Jumal on ustav. Halleluuja! Halleluuja! Jumal on milline? Ta on ustav. Temas pole väärust. Tema on õige ja õiglane. Halleluuja! Halleluuja! Ta on õiglane sinuga, aga ära unusta, ta on õiglane ka minuga. Ja väga üks hea tähelepanek on, et me peame olema väga ettevaatlikud, kuidas me räägime oma õdede vendadega Kristuses. On nad siis siin koguduses, teises koguduses, kui nad on päästetud ja Jeesus on nende isand. Nad ei pruugi uskuda kõike ja näha piiblist kõike, nagu meie näeme, kes ütles, et me kõik õigesti näeme. Ja kõike täpselt näeme. Aga te teate minu hoiakut, mitte kunagi ära ütle, sest ta ei tohi ära unustada. Kui sa räägid mõnest tõest ja vennast halba, esiteks sa räägid kellest halba? Sa räägid meie Jumalast halba. Aga teistpidi ära unusta, kes on tema õiglus ja kes on tema isa. Tema isa on ka Jumal.
Ja kui sa räägid halba mõnest tõest vennast Kristusest, sa räägid halba Jumalast. On ju, lihtne. Sest kui sa räägid halba, näiteks võtame lihtne, sa räägid halba minu lastest. Või sa teed väite, siukse väite, et kuule, sina võid tulla, vaata, et sa oma lapsi kaasa ei võta. Sellepärast mõne ütleb, et hoia oma sugi. Mulle meeldib minu vanaema ütlus. Mulle meeldib, ma nautisin oma vanavanemaid ja oma vanemaid ja koolide ajal olid igasugust asi. Ja üks asi, mis nad ütlesid, enne kui sa tunned ennast ärevus, sa tunned viha tulevad, sa tunned midagi sihukest, enne kui sa midagi ütled suust välja, loe 10. Ja mõtle, kui sa tunned, tahaks öelda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa jõuad päris palju juba maha raanud, palju sa mõelda, et ma neid sõnu ütle välja, siis kui ma need sõnad välja ütlen, mida see võib toota edasi. Ja see ongi. Halleluja. Joosua 3:10 ütleb, ja Joosua kõneles, sellest te saate teada, et elav Jumal on kadunud ja me ei tea, kuhu ta ära jooksis. Mõni mõtleb, miks sa seda teed? Ma tahan veenduda, et inimesed ikkagi jälgivad sõna ja ütlevad, sest et ma olen kokku puutunud inimestega, kes ütlesid, et me usume, et Jumal tahab, et me oleksime jõukad. Me usume, et Jumal tahab, et me oleksime terved, rõõmsad ja täis rahu. Sest üks asi, kumb on parem, jõukus või vaesus? Oleme ausad. Absoluutselt. Kumb on parem, haigus või tervis? Tervis. Rõõm või kurbus? Rahu või rahutus? Halleluja. Ja oli armas vend Kristuses ja ajasime juttu. Me saisime rääkida kõigest, välja arvatud ühest teemast me ei saanud rääkida. Me ei saanud rääkida rahast ega jõukusest. Sest nad olid tulnud uskuma, et Jumal tahab, et me oleksime vaesed. Ja kuna ma teadsin taga tausta, siis ma ise mõtlesin oma sees mõtlesin, et Jumal, et kui sa saad midagi võtta ette, aga see ei ole minu asi, aga nad olid tegelikult miljonärid. Neil seda raha oli. Aga kui me rääkisime, et Jumal tahab, et me oleksime vaesed ja ma ütlesin, aga Piibel ütleb, mida iganes sa külvad, seda sa lõikad nagu, ei, see tähendab kõike muud välja arvatud raha nagu, et algul ma ei saanud pihta, nagu, et ma ei oleks läinud selles vaidlusesse ja ma ütlesin, aga Piibel ei ütle seda, et ta ütleb, mida iganes külvad, seda lõikad, ja mida sa tahad, inimesed tulevad neile ja seda, et Jumal, ma ütlesin, kus sa võtad seda, ma tahtsin selgust jõuda. Ja siis ta ütles mulle väga huvitava lause, ütles välja, aga minu pastor kantslist ütles. Ja ma sain aru, nagu ma lõpetasin aru, et okei. Ja me jäime headeks sõpradeks edasi, aga see oli ainuke teema, millest me kunagi rääkida ei saanud. Ja ma ütlesin, et okei, et ei ole ju mõtet minna inimesega tülli või selle pärast või raiuda, et kui sa ei usu, midagi teha ei ole. Aga see näitab seda, miks ma ütlen, et see, mida mina ütlen siin, tuleb alati kontrollida Jumala sõnas. Ja sellepärast, kui ma vahepeal kirjakohti loen, ma teen nimelt, loen valesti, et inimesed ärkasid, oli ka või? Ei ole ju. Et inimesed ka sõrmega jälgi ajaksid, et kuule, see ikka on. Ja Joosua kõneles, Joosua 3:10, ja Joosua kõneles, sellest te saate teada, et elav Jehova on teie keskel. Halleluja. Mis arvad, kus Jumal täna on? Meie keskel, halleluja. Ma olen nii põnev oma Jumalast. Nüüd rohkem ma käin, rohkem ma tundma õpin, et on kogu aeg minuga, ta on meie keskel. Piibel ütleb seda. Ja ma olen teinud ma ei tea, mõned, sa oled sinisilmne usklik. Olengi. Usungi. Mida ma siis tegema peaksin? Ma usun absoluutselt iga sõna siin Piiblis. Kas ma saan kõigest aru? Arvatavasti mitte.
Miks põnev on selle puhul on see, et ma olen 30 aastat käinud koos Jumalaga, ma olen Uue Testamendi vähemalt 400 korda läbi lugenud. Ja mida rohkem ma loen, mida rohkem ma olen, seda rohkem ma mõistan, kui vähe ma tean. See on hämmastav, kus Jumal võib võtta ühe kirjakoha, mida sa oled võtnud, lugenud aastaid, ja kui see sulle valgus tuleb, wow, Jumal, sa oled nii imeline. Halleluuja. Ja Jumal on teie keskel ja tõesti ja ajab tõesti teie eest ära kaananlased, hidiidid, hiivlased, perslased, kirgaaslased, eemorlased ja puuslased. Mis ta ütleb? Ta ajab ära, ta on meie keskel ja ta ajab vaenlase minema. Sellepärast tasub jääda koos Jumalaga. Alati koos Jumalaga. Ükskõik, mis elus on, ükskõik, mis on. Sa võid minna, sa võid teha, mina jään koos Jumalaga. Ei ole paremat paika. Mõtlete Taavet, mõtle Taaveti peale. Kuningriik ajas teda taga. Saad aru, riik ajas teda taga, ta pidi põgenema, ta oli juba võitud kuningaks. See juba Jumala silmist oli Iisraeli kuningas. Ja ometi ta põgenes koopasse igale poole ja mitte kunagi sa ei näe, kus ta läheb, käiks ringi, elu oli raske, et Jumal, sa oled imeline ja sina lahendad olukorrad ära minu eest. Ta ei üksinda Abdullumi koopas, sa oli üksinda seal, oled lugenud. See on hämmastav minu jaoks, see on see, kui me hoiame Jumalast kinni ja saame aru, kes Jumal tegelikult on, nagu Taavet sai aru või Abraham sai aru või Iisak sai aru, Jeesus ise. Paulus, Peetrus. Taavet on siuke minu ees, kui tuli Abdullumi koopas ja Piibel ütleb 400, me ei kujuta isegi neid numbreid ette, ütleb 400 viletsat ja võlausaldajate küüsis olevat ja hädas ja muredes inimesed tuli tema juurde. Ja miks ta oli seal lõbu pärast oli selles koopas või? Või ta oli peitu läinud, sest Saul ajas teda taga. Ja saadi teada, et ta on seal, äiapapa tuli veel sinna tal või isa tuli, ma ei tea, et sa pead lugema täpselt seal, kui seal kirjutab. Ja kui sa loed läbi Piibli uurid, siis sellest 400, mitte Taavet muutus selleks negatiivseks ja masendavaks inimeseks, vaid et 400 pöördusid ja said Taavet ühed ustavataks meesteks. See näitab, kui vajalik on meil käia koos Jumalaga. Sest, ja ma usun, et see oli üks põhjus, miks rahvas tema juurde läks, sest nad teadsid, kes ta on, ta oli ülistaja, ta jäi alati, tal oli võimalus Saul tappa, ta ei tapnud teda. Ma kujutan, et inimesed tekkis tegelikult huvi, kes see mees siuke on. Ja me näeme, et ta sai kuningaks ja ta valitses 40 aastat ja ta oli Jumala südame järgi mees. Halleluuja, sest ta teadis, kes on Jumal. Ta teadis, et Jumal on temaga, Jumal on mu keskel, Jumal kuuleb, kui ma palvetan. Jumal on hea, Jumal on ustav, Jumal on minu poolt ja kui Jumal on minu poolt, kes võib olla minu vastu? Tema, kes oma poega ei säärdud või loovutus minu eest. Kuidas te peaks kõike muud annetama? Ja Piibel ütleb, et tulge tema ligi, tulge Jumala ligi, siis tema tuleb sinu ligi. Mõni mõtleb, et oota, miks mina pean minema siis? Sest üks asi, miks see on niimoodi teatud, sest kui me astume sammu Jumala juurde, Jumal jookseb, miks? Sest selle sammuga Jumala poole, ma ütleme, et Jumal, ma tahan sind. Ja Jumal ütleb, kui sa tahad mind, sa saad kogu minu. Ja see on see, ma annan oma tahte teada Jumalale, et ma tahan sind, Jumal. Sest mida Jumal austab inimeste ja meie puhul kõige rohkem on mis? Meie vaba tahe. Ta ei lähe mitte kunagi meie vaba tahte vastu. Ja sellepärast ütleb, tule minu ligi ja siis mina tulen sinu ligi. Sest ta on, Jumal tõestas, et ta tahab. Ta andis oma poja Jeesus. Mida enam suudab? Keegi on nõus oma last andma kellegi ees siin. Või kui sul last ei ole midagi kõige väärtuslikumat, mis sul on kellegi eest. Jumal tegi seda. Jumal näitas eeskuju. Ta ütles, et ma armastan sind. Ma hoolin sinust väga. Ta on imeline Jumal. Ma ei tüdine rääkimast Jumala headusest, Jumala armastusest me vastu. Ja ma olen seda teinud
aastaid juba siin. Ja me peame avama oma südamed ja hakkama nägema, kui väga Jumal meid armastab ja hoolib meist. Et Jumal on hea Jumal. Ja me peaksime kiinduma Jumalasse, kiinduma Jeesusesse. Halleluuja. Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesuse nimel. Sa oled hea Jumal, sa oled ustav Jumal, sa oled õige Jumal. Isa, me täname selle privileegi, et me võime kogeda sinu helduse suurust, sinu headuse olemust. Sa oled mõnusalt hea, ustav, püha Jumal. Isa, ma tänan, et sa puudutad igat südant siin paigas. Et iga inimene saaks aru, kui hea sa oled, kui hooliv sa oled. Kui väga sulle läheb korda meie elu heaolu. Ja sa oled tulnud, et meil oleks elu ja kõik ülirohkesti. Isa, ma palun, et sa annaksid meile kõigile siin tarku silmutuse vaimu sinu tunnetamises. Ja valgustaksid meie kõikide südamesilmad, Isa, et me näeks, mis on see lootus, mille jaoks oled meid kutsunud. Ja mis on sinu pärand ja au suurus meie keskel. Isa, et Jeesus usu läbi elaks meie südametes. Oleks meie juurdunud ülevalt armastus. Et me võiksime mõista ühes kõigi pühadega. Milline on armastuse, laius, pikkus, kõrgus ja kaos. Ära tunda Kristuse armastuse. Jumal, et me võiksime olla täidetud kõige sinu täiusega. Isa, me võiksime saada tugevaks seespis inimese poolest. Ära tunda tõesti, mis on peaasi. Jumal, kui me käime sinuga. Seal ei ole piire, kuhu me võime jõuda. Sa oled imeline. Isa, me täname sinu headuse eest. Täname sinu ligiolu eest. Isa, me täname püha vaimu eest, armsa kalli püha vaimu eest. Kes on meie õpetaja tröösti ja sa tulid vabatahtlikult. Sa tahad jääda olla meiega. Milline privileeg tunda sind. Auline Jumal. Täname ja kiidame sind Jeesuse Kristuse nimel. Amen.